varajasem elu annab ka nagu juhatust. Aga küsimus ongi selles, et mis ta nagu taluvuspiir on. Kui palju ta ennast proovile tahab panna ja kui palju ta on arvestanud nende kaasnevate teguritega. Raha võib ju teenida ja raha võib ju saavutada selle käigus. Mina üks suuri, aga kõige toredalt, aga raha ameeriklasega jõudsid. Aga sinuga võib midagi juhtuda. Ja siis ta ütles nii toredasti, mis pärast kohe naerma, et aga minuga võib ka siin Eestis juhtuda, et ma olen praegu suurte papimasinate masinist. Ja siis kui ma mõtlesin, et issand suured masinast või peale, et tõesti inimesega võib igal hetkel ka Eestis juhtuda ja peale Ameerikas igal pool. Ei, seda kindlasti. Selles ei ole küsimus. Minu jaoks on, ta saab 24, aga ta on maailmapilt on küllaltki täiskasvanulik või rahulik, et teised noored närvitsevad. Ta vahel ütleb mulle nii rahulikult, et vaatan, et kes keda õpetab, kas muna kana või Ma olen nõus, et selle eraturva äri on pigem ikkagi see, et selle jaoks peab kui ise konkreetselt sammud vastu võtma. Ta peaks alustama enesekoolitusest, vaatama, mis valdkonnas ta tööd tahab teha ja siis vaatama, mis tsiviilis käibel olevad koolitused seda toetaks. Kui ta tahab meditsiini minna tegema, tahab kellelgi haavu lappida, siis ma soovitaks tal parameediku kursus. 400 pluss tundi, kiirabis saab seda teha, Tartus, Tallinnas. Ta näiteks soovib, sidespetsialistiks minna. Siis on erinevaid sellelaadseid kursusid olemas. Tema õppisin, kui nad on Japan, pioneeriks oli, tema oli see tavaline. Pioneer eksib elus 2 korda, esimest ja viimast. Et ilmselgelt sellele erialale oleks nagu nõudlust küll ja küll. Tegelikult ta huvitas see eriala. Aga ütles, et vahepeal isegi mõttes kaitseväe. Aga ta langevarjuga on hüpanud. Aga ta langevarjuga on hüpanud juba. Ei ole veel. Aga võiks soovita. Alustagu, proovigu, kui palju ta on adrenaliini. Ega siin on ka küsimus selles, et kui palju sa suudad oma adrenaliini kontrollida. Kas see hakkab sind juhtima või suudad seda enda jaoks nagu lihtsalt töövahendina võtta? Ta nagu rääkinud nendest teemadest, aga kuna me elame lahus, siis niiviisi aeg-ajalt ustlema ma täpselt ka tema maailma pilte ei tea. Aga kui me räägime, siis räägime pikalt. Mul on nagu oligi selline õnnelik juhus, et siin oli, siis ma olin nagu ema ja sõber ka. Siis ma soovitan oma raamat läbi lugeda. Las ta loenda. See ma ostsin, aga ma ostsingi talle selle sünnipäeva kingiks. Nali oli selles, et ta tahtis sõjaväelist raamatut, aga see Leo Kunnase raamat on läbi kõik nüüd. Ja siis ma nägin, siin midagi peaks olema. Et niisama raamatut ütles kohe, et ära mõttetuid asju mulle kindlasti, ta nii arvas, mida ta mulle ütleb. Ma mõtlesin, see peaks talle sobima. See peaks mõtlema panema küll, et kas ta tahab üldse sellesse maailma astuda. No täpselt, et see on nii õigel ajal tulnud, et mul on just see sünnipäeva kingi ostmine. Naabersid rääkis Tapast ja mul tuli vana lugu meelde, kui 40. aastal meile see kommunismus peale tuli, siis hakati rajooni ajalehti tegema ja siis rajooni ajaleht oli Tapa kommunist. Ja siis oli, et hakkasid vaatama, et ei see ikka päris ilusti tuli Tapa edasi. Elust enesest oli. Jah, see on tuntud tore lugu. Elu ei ole veel seisma jäänud. Kui me ostetakse, siis paistab, et seda on vaja. No selles olen nagu tõestigi veendunud, et ütleme, seda žanri, seda lünka ei ole tegelikult tänaseks Eestis keegi täitnud. On jah, tõlkekirjandust, on sõjaväelisi heietusi, kes ütleme, räägivad oma tõsilugusid härdal olekul. Loomulikult on dokumentaalkirjanduse pool. Aga kui kaugele ja kui paljudele see korda läheb, see on oma asi. Selles mõttes ma proovisin sellise sõjaväelasliku Eesti kirjanduse loomiseks oma impulsi on. Ja nii palju, kui ma olen kuulnud siin, ütleme, 2-3 tükki on sellist, kes on küsinud, et nad tahaksid ka oma selliseid seiklusi kirja panna, aga paraku see rakurss, mille nad on endale seadnud, on ikkagi selline heietustesse kalduv, et kellel seda vaja, kõik tahavad tegelikult mingit lugu saada, mingit emotsiooni, et
seda kirjanduslikku väljendusviisi ma arvan, et keskmisel sõjaväelasel ei ole ikka nii palju, et ta suudaks selle nii huvitavalt kirja panna. Ja ma arvan, et ainuke tunnustus, mis ma esimesena üldse seda teksti kuhugi andes sain, oli see, et kirjastus võttis selle ilma igasuguste küsimusteta vastu. Et sealt oli nagu selge, et nad on nõus sellega tegelema, et ma ei pea seda kuskil müümas käima, kellelegi hõõruma, kellelegi pugema. See piisas sellest, et see läks kirjastusse ja öeldi, et see sobib. Et see on midagi sellist, mida nad võiksid teha. Mul ei olnud isegi vaja 10 kirjastust otsida esimeses, kuhu ma saatsin sinna, see läks sobib. Sellest vist oli juba juttu, et kuidas see raamatu pealkiri siis tuli. Sellest juttu ei olnud, aga ma võin sellest rääkida, ma sain paramista seda esimest raporti. Aga selle pealkiri tuli selliselt, et kuskil kaugel ajal, kui ma käisin Afganistanis ära, siis ma tulin tagasi, siis ma kaebasin Riigikohtusse. Ja et see oligi see, mida ma tahtsin öelda, et riigiga suhtlemiseks sa pead käima kohtus. Lihtsalt see kohtusse kaebamine on omaette väljend, mis mingisuguse tunde juurde saanud. Aga selles mõttes oli see protsess tõe otsimine, et kui ikkagi on liiga suured suitsunurga jutud ja käivad mingisugused virisemised, siis keegi võiks ju sirgu selja ajada ja öelda, et okei, selgitame välja siis. Ma tegin seda oma rahakoti toel, aga me selgitasime välja, mis on õige ja mis on vale. Kohus ütleb, must valge, nii on. Meie väänasime seda paragrahvi niimoodi, nagu siin ees on. Ja minge nüüd edasi. Elu läheb edasi. Aga selle käigus tuli üks Ekspressi artikkel. Ma ei tea, kes selle initsieeris, aga pealkirjaks oli umbes midagi sellist, et relvaga magades miljonäriks ei saa. Või miljonäriks relvaga magades ei saa. Üksid kumba pidi ta oli. Aga paraku see vaene ajakirjanik ei teinud oma kodutööd piisavalt hästi. Ta ei vaadanud, et mul oli juba selleks hetkeks miljonid olemas küll ja küll. Sest mul oli aktsiad, mis on täiesti avalik info. Eesti aktsia, ütleme siis börsil noteeritud ettevõtete aktsiaraamatud on avalikud. Sellega võivad kõik tutvuda. Aga ta ei olnud seda teinud. Ja ta ei teadnud ka, et Ekspress Grupp, kus ta kirjutas, on börsil noteeritud ja mul oli ka selle ettevõtte aktsiaid ja kõvasti rohkem kui miljoni eest. Nii et iseenesest astusin päris kõvasti ämbrisse. Ma ei teinud sellest nagu midagi suurt välja. Ja ma ei hakanud seda kuidagi pookima sinna sellesse kohtuviisi, aga see ikkagi hinge kihvatas ikka päris hästi. Mis mõttes tuled rääkima miljonäriks ei saa? Olen juba. See on lihtsalt põhimõtteline vaidlus, et selgitada. Ja see küsimus ei olnudki nüüd selles, et ma nüüd tahan mingit rahasummasid saada. Ma elasin enne seda ja elasin ka peale seda väga hästi. Aga kui nüüd sellest raamatust kirjutamiseks läks, siis ma mõtlesin, et mis võiks olla selline hea ajalooline seos ja siis mul tõrgatas, et kui ma juba nii ahne mees olen, miljonitest raamatu kirjutan. See sinna kõigele juurde. Ja kui nüüd raamatu esitlus oli, esimene esitlus rahvaraamatus, siis ma kirjutasin Ekspressile ka väikse kirja, 2 kilka vett saatsin. Panin siis lingi nende 6 aasta tagusele artiklile või 5 aasta tagusele, mis ta oli, et relvaga magades miljonäriks ei saa. Ja siis panin talle minu teine miljon. Siukse pildi sinna kõrvale. Ma ei tea, nad ei ole veel seda Ekspressis avaldanud, aga ma arvan, et nad seda seedivad. Aga esimesel raamatu esitlusel oli kohal ka Hansa Šluik. Ja rahva seast kõlas üks uudishimulik küsimus, aga kus siis see esimene miljon on? No eks ma siis pidin seda osa sellest loost samamoodi seletama, et kus see siis esimene miljon tekkis või kus ma sellest miljardist nii palju ära kulutasin, et miljon alles jäi. Aga esimene miljon siis tegelikult sai börsil keerutatud. Ja siis, kui ma otsustasin oma abikaasale teen pulma kingituse, et ostan meie tulevaseks koduks maad,
ehitame sinna kunagi maja, see oli 5 pulma aasta peal. Siis läks kõigest mõni aasta mööda, seesama aasta, käesolev aasta, kus peaks 10 pulma aasta peal olema. Ja tuli teade Keskkonnaametilt, et minu krundil, mille ma ostsin, asub kotkapesa. Ja ainukeses ehituskõlbulikus piirkonnas on 200-meetrine ehituskeelu. No naljakas ikka. Et noh, nii ta on, et seal mu miljonis ei saa. Kindlas kohas vähemalt. Kindlas kohas, ja, operatsioon kotkapesa, nagu mulle neilitavalt seda öelnud. Aga paraku ma ei tohi seda avalikustada, kus see on, sest see on seaduse vastane. Kotkapesa pean väitsma ise ka. Saab ju veel nii ka teha, et täna on kotkapesa, homme enam ei ole. Ja, aga ma olen selles mõttes endale aru andnud, et ju ma olen siis niivõrd välja valitud, et kotkas valis mind välja. Ikkagi seal oli sadu ja sadu krunte ümber riiki. Juhuseid, nagu öeldakse, ei ole. Ja, et on ainult olukordi, mida annab seada, aga juhuseid ei ole seda inimest. Aga tulles siis tagasi selle kohtusse kaevamislooga, et siis võitjana või siis kaotana hoida või kuidas on? Kes sai tõde sai saavutatud, aga vaata, kohtusse minnes on vaja teatud ütleme nüansid kokku leppida, et kohus üldse võtaks menetlusse. Peab keegi saama kahju või keegi peab tundma, et midagi valesti. Kuna ma ei ole riigiasutus, siis ma ei saa ise selliselt seda väljendada, et ma tõstataksin mingi probleemi ja see halduskohtus nagu lahendatakse. Ma eraisikuna pidin väljendama kahju ja see kahju oli võimalik läbi siis mingilaadse tõlgenduse välja tuua. See kahju ulatus tegelikult oligi see sama summa, mis ajakirjanikele nüüd hambusse jäi. Ja, ei, see oli, tegelikult see ei olnud isegi miljonit, see oli 600 000 või midagi sellist. Aga seal oli nüüd teine nüanss, et millest väga palju keegi rääkinud, jah, on see, et enne missioonile minekut taheti minule kohaldada sellist teenistuspraktikat, millega ma ei olnud nõus. Aga sõjaväelane saab käsu peale kaevata ainult siis, kui ta on selle käsu täitnud. Kaitseväe juhatajast kõrgem on ainult president, nii et kellel mul siis kaevata on. Järelikult mul on ainuke võimalik viis seda käsku vaidlustada kohus. Ja 4 päeva peale kohtuprotsessi algamist olid need punktid, mida ma vaidlustasin, õiglaseks seatud ja ma arvan 100+% mulle arvele makstud. Et küsimus nüüd selles, et kas sellest siis on riik on siis teinud omad järeldused, et tehti järeldus. Muudeti seadus. Teiste riigi hea. Kes ütleme nii, et nagu sa enne ütlesid, et kes siis suitsunurgas nagu räägivad on ja midagi ei ütle, et siis neile ei lähe see niikuinii korda tegelikult. Nad vinguvad siis edasi, leitakse uus asi ja palju sa peale annad, nii palju võetakse ära ja võtan selle teise siit ära peale. hästi tunda, et kohtusse minna. See suhtes, et ega kaitseväel seda midagi, et kui on vaja raha maha võtta, siis tuleb järelikult kuskil koolida mingid teist maksud ära tuua. Ei tegelikult on ju niimoodi, et suruda annab seda, kes laseb ennast suruda. Aga tuleb arvestada ka seda, et paljud ei ole seda võimalust. Õiglus on väga kallis lõbu. Õigustunne ja põhimõtted on väga kallid. Kui sa tahad ikkagi oma põhimõtetest seista, siis ja sa jääd kindlaks oma põhimõtetele, siis sa pead ikka selle eest väga palju maksma. Kõigil ei ole seda võimalust tulenevalt sellest, et nende palgaaste ei võimala. Seal raamatus on nagu vihjamis öeldud, et kus ma oma miljonit sain siis, kus ma siis pööritasin ja kus ma mida vedasin ja värki. Aga ma võin öelda, et ka see on seal kirjanduslik liialdus. Aga sõdurile, keskmisele sõdurile ei ole kindlasti võimalik kuskil kohtusse minna. Ta oli hea, kui ta saab järgmise palgapäevani välja veeta kõigi oma kohusted. Ja ta ei saa endale tegelikult seda momenti üldse lubama hakata, et ta kellegiga vaidleb. Mida ta vaidleb? Ta on ju tegelikult sõdur,
täidab käsku ja kui talle ei meeldi, ta võib alati teenistusest välja astuda. Aga paraku elus jääb omad piirid. Et ta ei saagi tegelikult väga palju avalikult välja näidata, mida ta mõtleb mingisugusest asjast. Ja noh, tegelikult see organisatsioon ei võimaldagi seda. Mingil määral võimaldab, aga samas ka mitte. Ja kui tal on ikkagi eluliselt nii seatud, et tal on pangalaen, mitte oma arvamus, siis nii jääb. Aga kuidas siis raamatuid tagasi üks küsimuse ka, et noh, õppides seda keelt nagu seal siis nende kohaliku keelt nagu valdada, et kas siis selles suhtes kohalikega on selles suhtes nagu lihtsam suhelda või ütleme niimoodi, et noh, ma saan aru, et loomulikult kui vormi selge paneks, et siis ei saaks aru, kes on ja et kas nad siis räägivad nagu ka teist juttu või? Kohaliku ja löövad häirekellad käima, mis mõttes tuleb mingisugune, kes mingil määral näeb ikkagi teistmoodi välja, räägib mingi täiesti arusaamatu aktsendiga. Ja siis väidab, et on kuskilt teisest külast või linnast või maakonnast. Siis kui hakatakse hõimude nimesid küsima, siis ta paardit oskab seal kiirelt öelda, mis ta on pähe õppinud. Rohkem nagu mingist sugupoost midagi ei tea. Või ilmselgelt see, kuhu maani ulatub see nii-öelda kaasarääkimise lugu või see legend, mis sa pead neile siis viima. Ilmselgelt ma ei varjanud, et ma olen koalitsiooni poolt, et ma olen see, kes tegelikult on seal nende aitamiseks. Mis on nagu ühelt poolt oli huvitav oli see, et kui sa räägid pastu keelt, siis sa ei saa olla mitte keegi muu kui pastu. Lihtsalt see ei ole võimalik. See on meie keel, see on meie identiteedi osa. Me eestlastena saame sellest rohkem aru, sest me tavatseme inimesi kas eestlasteks või mitte eestlasteks pidada lihtsalt selle keelelise tunnusalus. Noh, nahavärv ka. Aga seal on see väga lihtne. Kui sa räägid pastu keelt, siis sa oled pastu. Siis seal on mägedes hõime, kellel on sinisemad silmad, kui ma oskame ette kujuda. Kellel on heledam nahk, keda on pole neid. Ja kuskilt on see verine seal edasi. Et noh, selles mõttes see ei ole, aga kui sa räägid selgelt pastu keelt ja oskad nendega suhelda, siis see pigem avab selle esmase barjääri ja sul on võimalik neid sõnu paremini mõista. Loomulikult mul ei ole elulist kogemust, et ma ei tea täpselt nüüd, mida ta nüüd sügavas kultuurilises tähenduses mulle ütles. Aga mul ei ole vaja tõlki, kes seda sõnumit veel rohkem segamini ajaks. See keele õppimine raske? Iga teine keel. Eesti keelt ma õppisin kõige kauem. Iga aasta mingid sõnad muutavad. Aga ülejäänud keeled ma olen palju kiiremini selgeks. Kas see ikka tegelikult on pastu või mõtlesid selle inglased välja, kirjutatakse pustu? Ei no pustu, pahto öeldakse ka selle mõttes, et oleneb regioonist. Ma mõtlen, et see on inglaste lugemine, see pastu. Pastu on üldse Eesti pärane. Et pigem on vanast ajast saadik on igal pool ikka pustu olnud kirjas. Seda küll, aga inglased teevad ju kõik ümber oma nende. Ei, sellega ma olen nõus, aga küsimus ongi selles, et see on ju ka endal nii-öelda urdu, farsi, pastu erinevad mõjud. No ja kuidas seal on, aga ma ei tea, miks siis inglased, kui ta seal ikka pastu on, miks siis inglased U-ga kirjutavad seda? No võt seda ma just seda nende käest küsida. Tahavad. No nende lingvistiline võim on nii. Ega need tekibki, et kas me peame inglise keeles eestipäraselt hääldama neid sõnu või mitte need siin. Eestis on need nõnda nimetatud sooda inglasi kõik kõvasti, iga poolt kõik kohad täis need. Teevad kõik inglaste järgi. I-tähte siis on tingimata ai. Siis ei saa enam i öelda. Kas on veel küsimusi? Mitte ainult inglased, aga venelastel ju ka teeb raskuse, kui nad eesti keelt õpivad seal. Teeb raskuse seda, et tähti loetakse, hääldatakse nii, nagu on kirjutatud. Leningradis õpivad
venelased ütlevad, kõige raskem, mis on teil eesti keeles, aga see, et eestlased loevad nii nagu kirjutavad, see on kõige raskem. Aga venelased ju ka loevad nagu kirjutavad. Ei ole. Venelastel on täpselt nii samuti, aga televiisoris oli ülikoolist oli ülevaade ja see pani mind ka hämmastama, et venelased ise kirjutavad ja loevad täpselt nii samuti. Leiavad, et see on kõige raskem. Ilmselt on inglise keelt õppinud ja sellepärast hakkavad eesti keelt lugema nagu inglise keelt. Aastaega õppinud. Mulle see lihtsalt ei mahtunud pähe, et kuidas on niisugune pudistamine käib, et see raiskab ainult minu aeg. Ja pealegi on siin üks filter vahel, mis kaotab väga palju infot. Et ma tegin kõik selleks, et ise kohe aru saada. Ja noh, kui sa ikkagi hommikust õhtuni suhtled, siis paraku jääb see keel päris kiiresti külge. No ma võiks öelda, et 3 kuud just, et mis keel ja ma õpin ära. Lihtsalt tuginedes praktikule. Kui ma olen piirkonnas ja teen hommikust õhtuni tööd. See tähendab, kes ta keelt õppida nagu keelekeskkonda. Täpselt. Siis kui meid Siberisse kürditati, siis ma sain just 10-aastaseks ja koolis oli nii palju meile õpetatud, et me